Lootuse küla on otsinud ammu juba midagi praktilist ja lihtsalt, mida me saaksime siin kohapeal toota. Meil on käima läinud üks uus projekt, mille nimi on Filtrid. Kuidas see projekt on alguse saanud ja mis on teie eesmärgid? No see projekt sai alguse tänu meie vilistlastele tegelikult, et meie vilistlased töötavad Keilas sellises firmas, kus valmistatakse neid filtreid ja sealt saimegi sellise kontakti, et läksime rääkima, mis meie teeme ja nemad rääkisid, mis nemad teevad ja siis nad pakkusidki koostööd. Et täna me siis valmistamegi siin selliseid filtrite, kuidas ma ütlen, osasi, mis lähevadki siis ventilatsioonifiltritesse ja meie päevane selline eesmärk on kuskil 1000 filtrit. Kes seda kõike siin seda tööd teevad? Siin teevad seda tööd kõik Lootuse küla mehed, kes on programmis, kes on edasi jõudnud ja siin teevad ka Lootuse küla töötajad. Kindlasti see tekitab hetkel seda, et meil on tööd, et mehed saavad tööd teha, sest sõltuvuse ravi hulka kuulub ka tööteraapia, et see on väga hea, et me oleme kogu aeg tegevuses ja teine asi kindlasti on see, et see finantsiliselt, et me saame arendada ja kasvada Lootuse küla sellega. Kui pikaajaline projekt see on? No kui Jumal annab, siis see on pikaajaline, aga lähme päev korraga ja teeme nii palju, kui saab. Kuidas tundub, kas pika aja peale lõigates juba käsi ka ära väsib? Ei, veel ei ole väsinud. Ma nii pikalt veel ei ole siin nüüd olnud täna, aga ei, läheb hästi, mis siin ikka. Kui lõikame. Kui lõikad päev otsa, siis kas õhtuks läheb rohkem joone järgi või vähem joone järgi? Mul läheb aina rohkem joone järgi praegu. Ikka paremini. Kas on eksimusruumi ka? Ei, eksimusruumi ei ole, et siin peab väga täpselt seda tegema. Jüri, sina oled üks vana, kõva töömees, et tehes seda tööd, et kuidas sa tunned, et kas see on pigem raske või selline kerge töö? See ongi üks rutiinil, üks hea vahendus. Lähen teen seal midagi, siis on mesilas toimetan. Nii kui ma korra olen öeldud, et ma olen see hunt kriis või 7 ametit, see ongi see 7 amet. Et kui iga hakkamist tulen lõikan, tšaka ja vahepeal lähen teen midagi muud ja... Kui niimoodi lõigata järjest päev otsa, et mis sa näed, et kas mida see kõige rohkem õpetab või mis on kõige raskem selle asja sees? Ega siin raskelt midagi ei ole, et see õpetab sükast tasakaalukust ja sükast rahu enesega veel kord. Ja kõik, kellel on siin halvevad mõtted või negatiivsed mõtted, see viib kõik mõtted eemale, sest see on töö ja siin tuleb järgida joont ja joont sirgelt, nagu selles uues elus ka, sirgelt edasi.